Nii, tere lapsed! Eelmisel tunnil enne vaheaega me õppisime teiega 10 ja 100 korrutamist. Selleks, et seda meelde tuletada, siis ole hea, vaata uuesti üle see videolink, mille ma sulle panin. Ma panin selle ka sulle tänase tunni juurde. Ja kiirelt ka siit üle rääkides siis, kui ma korrutan arvu 10-ga, siis ma lihtsalt lisan vastusele 1 nulli juurde. Ja kui ma korrutan arvu 100-ga, siis lisan sellele vastusele 2 nulli juurde. Sellepärast, et 10-s on 1 null ja 100-s on 2 nulli. Täna aga vaatame, kuidas käib 10 ja 100-ga jagamine. Kirjuta omale vihikusse ka pealkirjaks jagamine arvudega 10 ja 100. Ja kui see on tehtud, siis vaatame väikest videot. Sulgpalle valmistatakse valgete hanede ja partide tiibade alt saadud sulgedest. 100 sulgpalli tegemiseks kulub 1600 sulge. Mitu sulge kulub 10 sulgpalli tegemiseks? Mitu sulge kulub 1 sulgpalli tegemiseks? Leiame kõigepealt vastuse esimesele küsimusele. 10 sulgpalli tegemiseks kulub 10 korda vähem sulgi kui 100 sulgpalli valmistamiseks, sest arv 10 on 10 korda väiksem kui arv 100. Seega tuleb jagada 1600 10-ga. Arvus 1600 on 160 kümnelist. Arvus 10 on 1 kümneline. Teame, et arvu 1-ga jagades saame tulemuseks sama arvu. Seega 1600 jagatud 10-ga võrdub 160. Saime teada, et 10 sulgpalli tegemiseks kulub 160 sulge. Leiame nüüd vastused teisele küsimusele. Kui 100 sulgpalli tegemiseks kulub 1600 sulge, siis 1 sulgpalli tegemiseks kulub 100 korda vähem sulgi, sest arv 1 on 100 korda väiksem kui arv 100. Vastuse leidmiseks peame 1600 jagama 100-ga. Arvus 1600 on 16 sajalist, arvus 100 on 1 sajaline. Kui me jagame 16 sajalist 1 sajalisega, saame tulemuseks 16. Seega 1600 jagatud 100-ga võrdub 16. Saime teada, et 1 sulgpalli tegemiseks kulub 16 sulge. Vaata sooritatud tehteid. Mida märkad? Kui jagame nulliga lõppevat arvu 10-ga, jätame selle arvu lõpust ära 1 nulli. Kui jagame 2 nulliga lõppevat arvu 100-ga, jätame selle arvu lõpust ära 2 nulli. Ole hea, palun kirjuta ka sina vihikusse need 2 reeglit. Nii, aga vaatame need reeglid koos ka üle. Kui jagame nulliga lõppevat arvu 10-ga, jätame selle arvu lõpust ära 1 nulli. Ehk tegelikult, kui me räägime jagamisest 10 ja 100-ga, siis on see väga sarnane ka korrutamisega. Lihtsalt siis me lisasime nulle, nüüd me võtame neid maha. Nii,
nagu videos räägiti, siis sajalisi on mõlemas kohas. Siin on 16 ja siin on 1, vabandust, 10, jah. Siis 16 jagatud 1-ga ei muuda arvu, eks. Nii, aga 10 on 1 0, siis tähendab seda, et saada õige vastus, ei tule mul teha mitte midagi muud, kui võtta sama palju nulle ära siit jagatavast. Tuleta meelde, see oli jagatav, jagaja ja jagatis. Ehk siis teisisõnu, kui mul oleks siin kas või arv 160, siis 160 jagatud 10-ga. Kõigepealt vaatan seda, et 16 jagatud 1, kaotan nullid kinni. 16 jagatud 1-ga annab mulle vastuseks 16. Ja nüüd vaatan seda, siin on 1 0 ja siin on ka 1 0, võrdselt tõmban maha ja vastus jääbki 16. Või kui mul oleks näiteks siin hoopis selline arv 2300 jagatud 10-ga, siis vaatan kõigepealt seda, katan jälle mõlemalt poolt sama palju nulle kinni, nii 1 mind ei mõjuta, tähendab, võtan siit nulli ja võtan siit nulli sama palju maha ja saangi vastuseks 230. Ehk tegelikult võtan lõpust lihtsalt 1 nulli ära. 100-ga jagades kehtib täpselt sama. Kuna 100-s on lihtsalt 2 nulli, siis tähendab see seda, et me võtame ka jagatava lõpust 2 nulli maha. Jälle 16, kui ma katan siit nullid kinni, 16 jagatud 1-ga jääb 16 ja kuna mõlemal pool on 2 nulli, lähevad nullid maha ja jääb järgi 16. Aga kui mul oleks siin näiteks 16 000 jagatud 100-ga, siis jälle vaatan seda, võtan siin on 2 nulli, siis tähendab, võtan ka siit 2 nulli ja jääb vastuseks 160. Nii, te küsite kohe kindlasti mu käest, aga palju on 160 jagatud 100-ga? Selleks, lapsed, et me saaksime kasutada seda reeglit, et me lihtsalt võtame nulle maha, peab olema ka selles jagatavas vähemalt nii palju nulle kui on 100-s ehk 2 nulli. Sellepärast, et kui neid nulle on jagatavas vähem, siis tulevad sealt juba komaga arvud, mida me õpime teiega 5. klassis. Nii et kui sa hakkad 100-ga jagama, siis veendu kindlasti, et selles esimeses arvus ehk jagatavas oleks ka vähemalt 2 nulli lõpus, sest muidu kehtivad juba teised reeglid. Nii, aga nüüd ole hea, võta lahti palun oma õpik, leheküljelt 49 ja ülesanne 2 teeme suuliselt. Mina näitan sulle mõned ülesanded kirjalikult tahvlile, aga sina lahenda neid meiega kaasa suuliselt. Nii, ülesanne 2 kõigepealt teeme suuliselt koos, ülesanne 3 saad sa juba siis ise suuliselt nuputada. Nii. Kui mul on 240 jagatud 10, siis mida ma vaatan kõigepealt? Just, 10 on mul 1 0, tähendab, võtan siit ka maha 1 nulli ja mis mul jääb siia järgi siis? 24. Nii, 780 jagatud 10-ga. Jällegi, 10 on 1 null, tähendab, võtan sama palju nulle ka siit maha ja saan 78. 490 jagatud 10-ga. Nii, 10 on 1 null, tähendab, võtan siit ka 1 maha. Nii, ja jääbki 49. Ehk tegelikult te võite mõttes kasutada seda,
et te tõmbate ka siit 10 nulli maha ja näete ju kohe, et 49 jagatud 1-ga ongi 49. Nii, nüüd läks natuke keerulisemaks. 6300 jagatud 100-ga. Nii, kõigepealt veendun, et mõlemal pool oleks ikkagi 2 nulli, et vähem ei ole. Ja nüüd jälle mõttes tõmban siit 2 nulli, siit sama palju ja vastuseks jääb 63. Aga sina ole nüüd hea, lahenda ülesandeid, mis ma sulle olen andnud ning vajadusel vaata uuesti videot.